Mees kohtupingis on ilmselt paljudele tuttav, aga juba eelmise aasta alguses pole teda enam ekraanil näha olnud. Seda põhjusega alkohol on oma mõju avaldanud. Nüüd taas, 7. jaanuari õhtul kell 9 ajal oli Rimmil Tallinnas Astangul vaja taas alkoholijoobes poodi lisatooma sõita. See õnnestus, aga politsei astus lõpuks vahele. Sõitsin napsuse peaga. Oli ju alles juhus. Ma vaatasin, et vähe kirjutati. Proovisid uuesti. Ja läks jälle õnneks. No jah, vaatan. Ega viinaga võidelda, see on ju mõttetu. See viin võidab niikuinii. Mina arvan, et kui täitsa nulli panna, et siis ei võida. Aga nii kui võtad teelusikatäieni on kõik. No see täpselt nii ongi. Analoogne lugu täpselt samadel asjaoludel leidis temaga aset 7. juulil. Eelmine kord samamoodi. Mul on pood 400 meetrit kuhu. Jalamine. Aga seekord ma ei olnud kursis, et mul oli see. Mul ei olnud 0,9. See on ikka ju 1,18 juures. Jah. Napit üle. Jah, napit üle. No see peab ju tundma anda küll. Aga ma just ärkasin, ma ei saa midagi. Eelmine karistus määrati 1. augustil, siis oli joove 3,6 promilli. Koos eelmise veel kandmata tingimise karistusega, kui ta samuti kriminaalses joobes roolis tabati, mõistis kohus ta 9 kuuks vangi. Kuna kohaldati kiiremat menetlusvormi, siis asendatakse tema karistus 295 päeva üldkasuliku tööga. Samuti allutati ta kriminaalhoolduskontrollile ja tema juhtimise õigus peatati kohtu otsusel 3 kuuks. Teise astme kuriteo eest tuleb tal tasuda sunniraha 664 eurot. Prokuröri taotlus karistuseks oli selles menetluses karmim. Tegelikult prokuratuur küsis karistuseks šokivangistust. Menetlus käis siis kiirmenetluses, lühimenetluse sätete järgi. Selles prokuratuur esitab oma karistusettepaneku, aga kohus ei ole sellega seotud ja kohus saab siis teha otsuse oma äranägemisel. Ja seadus võimaldab siiski ka ühiskondliku kasuliku tööga vangistust asendada ja kohus sellise otsusega tegi. Samuti taotles prokuratuur karistusena ka alkoholi tarvitamise keeldu, see samuti kohtuotsuses kinnitamist ei leidnud. No eriti palju mul ei ole elus ette tulnud neid juhuseid, kui endiste kolleegide kohtuistungitel tuleb käia. Täna taas üks selline päev oli ja ka siin kindlasti põhjuseks alkohol ja mis on kurb tõdemus, et viin see kipub alati võitma.